Palun, Asko, lava on teie, säästlik metsamajandus 2x20 aastat hiljem. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus. Seni kuni installeeritakse seda pilti, ma kõigepealt tänan, et te olete mind siia kutsunud. Viimasel ajal on olnud päris palju erisuguseid esinemisi ja niisugust pole veel olnud. Ja teema, millest ma tahaksin rääkida oma teadmiste piires, on muidugi nii suur ja lai, et me võiksime jääda selle juurde päevadeks. Minul on aega 25 minutit maksimaalselt, palun andestage mulle, kui ma ei ole suuteline iga teemat süvitsi käsitlema. Aga kõigepealt selle pealkirja seletus oli juba osaliselt teil ära, ehk siis 2x20 tähendab 20 aastat tagasi ja 20 aastat edasi. Ma arvan, et see, mis sündis Eestis 20 aastat tagasi, oli väga heas mõttes metsanduslik innovatsioon. Ja võib vist öelda küll, et sellest ajast siiamaani väikeste võnkumistega on võimalik jälgida ühte arenguteed ja mis oleks siis teadlasele mugavam, kui seda sama arenguteed pikendada 20 aastat edasi. Aga enne kui ma hakkan seda tegema, ma tuletan teile meelde, et see arengutee, säästliku metsamajanduse kontseptsioon siis sai tegelikult alguse veel 10 aastat varem, 1987 valminud nii-öelda Brundtlandi komisjoni raportist ÜRO-s, mis määratles ära säästva arengu. Ja kui me nüüd võtaksime Eestit aastal 1987 ja küsiksime, et kas see on olnud ka nii samasugune väike ja stabiilne areng, siis ilmselt see lisa 10 aastat minevikku muudab väga palju meie arusaama sellest, mis kõik maailmas ja ka Eestis juhtuda võib ühe ajavahemiku jooksul. Niisiis ma ei arva, et see 20 aastat edasi peab olema tingimata samas tempos nagu 20 aastat tagasi. Ja need mõned asjad, mis siin kirjas on, tähistavad siis selle säästliku metsamajanduse teetähiseid. Juba 5 aastat pärast Brundtlandi komisjoni raportit toimus suur säästvuse konverents Rio de Janeiros ja juba aasta pärast seda oli metsandus just nimelt see võib-olla pioneervaldkond, mis kohe selle Rio konverentsi ideestikku praktikasse rakendas ja Helsingi metsakaitsekonverentsil määratleti Euroopa keskkonnaministrite osavõtul siis see sama säästliku metsamajanduse tänapäevane visioon, mis teil ka kirjas on ja mis ka meie metsapoliitikas kirjas on. Et see kõik pärineb tegelikult ühest rahvusvahelisest juurest. Ja võib-olla esimene plokk olulisi asju, mida mul öelda on, et kui me tulevikku vaatame, siis kas selleks on olemas ka mingi meetod või me niisama blufime. Ja teadlastel ikkagi on olemas mingi meetod ja mina jagasin selle küsimuse kõigepealt 3 ülevalt paremalt alustades. Võiks küsida kõigepealt, et missugused need metsad 20 aasta pärast olla võiksid. Ja seda me saame tuletada, kui me vaatame trende ja kui me käsitleme riske, mis ilmselt on midagi, mida on võimalik ka formaalselt teha. Teine küsimus, kui me räägime, et säästlik metsandus on nagu midagi niisugust, mida kunagi ei ole, umbes nagu õnd. Nii et kindlasti on hästi oluline, mismoodi me tolles uues metsade olukorras ise mõtleme. Mida me metsadest teame, see on teaduse osa, ja mida me õpetame nii ülikoolides kui ka laiemalt, ehk siis milline on metsandusharidus. Ja kui säästliku metsamajanduse puhul me käsitleme tavaliselt seda süsteemi niisuguse üksteise sees oleva komplektina, kus majandus peab jälgima ühiskonna taluvust ja ülesandeid ja ühiskond omakorda peab jälgima keskkonna poolt seatud piire, siis selles, mismoodi me mõtleme, võime me uuesti lahutada need komponendid osadeks
igaühe kohta kujundada uusi arusaamu ja vaadata, kas me peaksime need kokku panema samamoodi või kuidagi teisiti, ehk siis lisaks sellele, mida me teame, on eraldiseisev küsimus see kolmas, et kuhu me siis tulevikus püüdleme. Ja see põhineb omakorda siis juba vajadustel, väärtustel ja ka poliitilistel alternatiividel. Ma siin tunne, et see mikrofon väga hästi edasi ei anna, mis ma siin räägin, aga kas te kuulete? Kuulete nüüd? Ka ei kuule, nüüd kuulete paremini. Ja selle asjandusega on päris keeruline toime tulla, annan oma parima. Nüüd läkski asi sisuliseks. Niisiis tuleviku uurimiseks on olemas ka päriselt teaduslikud tehnikad või poolteaduslikud, ütleme siis nii. Näete siin paremal mõned ajakirjad, mida spetsiaalselt tuleviku uuringute kohta välja antakse. See alumine parempoolne Earth Future kuulub ka teadusajakirjade üldises niisuguses tipparvestuses päris kõrge tasemega ajakirjade hulka. Ja mida siis need tulevikuuurijad teevad? Siin on need mõned teaduslikud võtted, mida nad teevad. Nad eristavad neid erinevaid tulevikke või visioone niimoodi, et on selge, et väga palju on võimalikke tulevikke. Siis mõned nende seast on tõenäolisemad kui teised ja nendele ma ennekõike täna keskenduksin. Ja siis on see püüdluse komponent ehk millised on meie soovitavad tulevikud. Ja kuidas neid siis analüüsitakse? Endiselt ikka nii, et need asutatakse komponentideks. Ja me võime siis proovida komponentide sealt määratleda neid, mis on püsivad ja neid, mis on muutuvad. Ja kui me tunneme komponentide vahelisi seoseid, siis me oleme suutelised tegema mingi tasemega prognoose selle kohta, milline see tulevik siis olla võiks või tulevikud. Ja kui me räägime teadusest ehk mida me tulevikust teame, siis seda ma olen püüdnud niiviisi enda jaoks selgeks teha, et kui nende erinevate tulevike kujutlemise, nende komponentide kujutlemise juures on ilmselgeid teaduslünkasid, mis on hästi tähtsad, siis ma võiksin ette kujutada, et ühiskond tervikuna suunab neile suure tähelepanu ja ma arvan, et need on asjad, mida me 20 aasta pärast võiksime siis ka vastavalt teada. Ja siis muidugi tuleviku ennustamise juures on komponendid, mida võiks liigitada kunstivaldkonda. Kõige olulisem on neist võib-olla, et kuidas prognoosida avastusi ja innovatsiooni. Ma ei ole kindel, et kas või selle säästliku metsamajanduse teket niisugusel kujul, nagu ta täna on, oleks olnud lihtne ette planeerida, rääkimata tehnoloogilistest avastustest. Ja näide on see, et 50ndatel aastatel arvati tõsimeeli, et inimesed on kohe-kohe kosmoses lendamas, aga interneti ei kujutanud keegi ette. Tegelik olukord on vastupidine. Ja siis see küsimus, et kui meie tulevikus püüdleme, et kes need meie on, kas see on Eesti ühiskond, kas see on mingi teine ühiskond, globaalne, miski muu. Nii, ja kõigi nende kriitiliste nootide juures võib siis alustada millestki, mis on kõige tõenäolisem. Siin on teil üks tõenäoline maailma prognoos, mille on koostanud Norra professor Jörgen Branders aastal 2012, tema prognoosis 40 aastat edasi. Toon siit välja mõned põhinüansid. Kõigepealt Brandersi prognoos on konservatiivne kahel põhjusel. Esiteks ta arvab, või ta järeldab sündimuse ja suremuse trendidest globaalselt, et inimkond stabiliseerub juba üsna peagi oma arvukusega umbes 8 miljardi juures, praegu meid 7,5, eks ole. Ja et lähema 20 aasta jooksul mingeid suuri vapustusi ei tule, et põhimõtteliselt jätkuvad trendid, mis praegu näha on. Ja tema prognoosib, kui vaadata seda vasakpoolset pilti, kõigepealt seda, et mõistagi need inimesed ja nende tarbimine vajab järjest rohkem ka ressurssi ja ka maakasutus muutub siis, või see tuleb osaliselt maakasutusest. Aga et ta ikkagi prognoosib seda, et kasutatava inimkasutuses oleva maa pindala ei suurene väga kiiresti, tootmisintensiivsus suureneb aga oluliselt kiiremini. See on ka protsess, mis toimus varem. Ja ökoloogilist degradeerumist ehk siis ökosüsteemide kokkukukkumist me tõenäoliselt käesoleva sajandi esimesel poolel ei näe, küll aga muutub tema meelest tõenäoliseks sajandi teisel poolel.
siis ta toob välja üleval paremal on näidatud erinevate maailma piirkondade tarbimiskõverad, mida ta ennustab ja siit väärib tähelepanu see, et nii Ameerika Ühendriikidesse kui ka ülejäänud OECD riikidesse, sealhulgas Lääne-Euroopasse, prognoosib ta mingis mõttes stagnatsiooni, samal ajal kui Hiina on siis riik, mis tõuseb järsult oma majanduslikus mõttes elatustasemelt teiste lähedusse, see on toonud siis see punane joon seal, punane nool tähistab seda aastat 2037, millest mina räägin. Ja kuna nendes meie traditsioonilistes lääne ühiskondades on Randersi arvates mingis mõttes stagnatsioon, töö leidmine ei ole enam niisama lihtne, inimesed ei ole enam nii lootusrikkad selle osas, mis neid edasi ootab, siis ta arvab, et kasvab teistsuguste ühiskonnaväärtuste osakaal ja kasvab ka mingis mõttes kollektivismi või kollektivistlike meeleolude osakaal vastandina siis individualismile. Nende prognooside põhjal võiks üldjoontes öelda, et see, mida me arvame aastaks 2020 ökoloogilises plaanis, et me küll püüdleme säästlikkuse poole, need näited siit on toodud siis ÜRO elurikkuse prognoosidest, näete, see esimene puudutab riiklikke säästvusplaane, teine puudutab ressursside tarbimist ja kolmas puudutab metsade kahanemise aeglustumist või peatumist, et kõikidel või nendel, ütleme siis esimesel ja viimasel puhul me oleme nagu õigel teel, aga tunduvalt aeglasemalt, kui see peaks päriselt säästliku arengu puhul olema. Nii et prognoos on siis selline, et 20 aasta pärast see, mida me täna püüame ökoloogilise säästvusena saavutada, on endiselt saavutamata. Ja see keskmine nool ehk siis kogu ressursi tarbimine suureneb, see tõenäoliselt tähendab, et pinged kuhjuvad. Ja kuna pinged kuhjuvad ja kuna, nagu öeldud, erinevad maailmajaod on erisuguste probleemide ees, siis võiks öelda, et see teema poliitiliselt areenilt ei kao. Siin te võite näha vahe kokkuvõtet Euroopa Liidu biomitmekesisuse eesmärkide täitmise kohta. See on siis aasta 2020 eesmärgid ja hinnatud on neid aastal 2015. Täpselt samasugune protsess oli juba aastaks 2010 ja mille tulemus oli siis see, et elurikkuse eesmärgid jäid saavutamata. Ja te võite näha, et ka sellel järgneval kümnendil siis konkreetselt metsandust puudutav eesmärk, mis kõlab siis nii, et tuleb metsanduse tähtsust ja tähendust biomitmekesisuse säilitamisel kasvatada, on saanud hinnangu, et selle eesmärgi suunas progressi ei ole. Nii, ja kui nüüd siit natukene edasi arendada, siis minu kokkuvõte on esiteks selline, et säästlikkuse püüdlus ja need 3 komponenti, millest me täna räägime, niisugusel juhul kusagil ei kao. Ja tõenäoliselt ilmnevad maailmas näited parematest ja halvematest riikidest või ühiskondadest, kes on siis seda paremini või halvemini saavutanud. Kuna see püsib pingeline, siis jätkub aktiivne teadustöö, nii et teadlasi on endiselt vaja. Ja mida Randers konkreetselt ennustab on, et kui me tänapäeval oleme innovatsiooni ja riikide edasiliikumist harjunud väga mõtestama sellise demokraatliku ja vabaturuühiskonna eelisena, siis ta arvab, et just ennekõike Hiina edulugu näitab, et see võib olla ka hoopis teistsugune või see võib toimuda vägagi tsentraliseeritud ja hoopis teistsuguse kultuuriga riigis ja võimalik, et see nii-öelda paksu riigi tähtsus tõuseb uuesti poliitikas. Nüüd see viimane on lihtsalt üks oletus, ma arvan, et see nüüd oleneb elatustasemest, aga võib juhtuda, et vähemalt turueelis säästliku metsamajanduse sertifitseerimisel võib 20 aasta pärast kaduda ja hakata olema siis hoopis riiklikust poliitikast. Nüüd oleme sisuliste argumentidega edasi liikuma, mida teadus teeb. Ma arvan, et üks asi, millega teadus hakkama saab selleks ajaks, on, et riskianalüüs
pannakse ühe osana säästlikust metsamajandusest ja seal eristatakse kõigepealt sellised hästi prognoositavad asjad, näiteks nagu veevarude olenevus metsasusest, mida on võimalik tõenäosuse tasemel poliitiliseks eesmärgiks võtta, näiteks, et tuleb tagada teatud tõenäosusega miski. Ja siis lahkneb sellest nii-öelda puhver, mis ennekõike tähendab katastroofide arvestamist ja inimesed on palju teadlikumad sellest, et ja kuidas majandust, sealhulgas siis metsamajandust võivad mõjutada metsade puhul näiteks siis ökoloogilised katastroofid, me võiks ette kujutada mõne domineeriva puuliigi suurt taudi, nii nagu täna tabab meid saaresurm, aga saar ei ole lihtsalt meie domineeriv puuliik. Ühiskondlikult muidugi sõda ja sõdade mõjud relvastatud konfliktide mõjud ei tähenda ainult kohapealset mõju, vaid kaugmõju. Ja lõpuks majanduses finantskriis, mis vist asjatundjate sõnul on ilmselt tõenäoline edaspidi. Ja nüüd, et kohe krutida pinget juurde, siis ütleme, et tuletan uuesti meelde, et see Randersi prognoos on väga konservatiivne, ÜRO enda prognoos on, et globaalne rahvastik kasvab oluliselt kiiremini ja jätkab kasvu. Ja see võib tähendada kvalitatiivseid erinevusi. Ma arvan, et üks on see, et see võib tähendada suuremat ebastabiilsust ja sotsiaalseid pingeid ja kuhu see välja viib, seda on isegi raske öelda. Näiteks võib see tähendada suuremat survet innovatsiooni suunas, samal ajal kui suureneb ka surve loodusressurssidele ja kumb nüüd enne jõuab, kas innovatsioon või see surve, seda me ei tea. Ma arvan, et võtmeküsimus siin on energeetika ja sellest võib pikemalt rääkida, kuidas see nii, tänan, proovime sellega. Veel midagi teha. Nii, et ühesõnaga energeetika on võtmevaldkond ja sellel parempoolsel graafikul näete, kuidas Anders seda kujutles, see kollane joon seal on taastuvate energiaallikate kasutus, mis oluliselt suureneb ja sealt hulgas biomass on üks osa. Me võime pärast arutada, et kui suur biomassi osa selles edaspidi olema peaks, aga minu prognoos on, et see väheneb. Ja inimkond saab aru, et biomassi põhjal ei ole võimalik lahendada maailma energeetilisi probleeme. Sotsiaalseid pingeid, mis võivad kaasneda suurema rahvastiku tihedusega, kujutavad kõik ette. Ma arvan, et väga huvitavad küsimused on, kas metsaomand võiks muutuda. Ma arvan, et jah, väliskapitali osa võib muutuda. Maksustamine, kuidas metsaomandit maksustatakse, võib muutuda. Ja ma arvan, et ühiskonnas tervikuna mets väärtustub sellise turvaelemendina. Teine asi, mis juba praegu toimub, on, et sotsiaalne metsandus muutub üldiseks sotsiaalseks nähtuseks. Tekivad ennekõike teabe hankimis- ja õppimiskogukonnad, nii et see on mingis mõttes niisugune veider uus arusaam sellest, mida kaasamine tähendab. Metsa otsustamisel või metsaotsuste tegemisel hakkavad osalema kõik inimesed, sest et kõik näevad. Tänapäeval ei ole mingi probleem igaühel alla laadida tarkvara, mis võimaldab jälgida peaaegu puu täpsusega seda, mis metsas toimub. Ma arvan, et see on miski, millega metsasektor peab kohanema. Ja see võiks viia säästlikkuse olulisele kasvule, sest et üks peamisi majandusteoreetikuid, Elinor Ostrom, kes sai selle eest ka Nobeli preemia, on arvanud, et selline kõigi teadmised sellest, mis kõik teevad, on üks oluline säästlikkuse eeldus. Teine seal on siis, et on selged reeglid, mida nad jälgivad, aga kolmas komponent on, et seal süsteemis peaksid olema väga ausad karistused nendele, kes siis üle astuvad. Ja ma arvan, et see karistusmehhanismi tekke on nüüd see põhiline küsimus tulevikuks. See on siis juba poliitiline küsimus. Ja kuna kõik näevad kõike ja tahavad osaleda, siis muutub järjest olulisemaks selline väga paljude pealtnäha kaugete inimeste kaasamine reaalsesse metsandustegevusse. See on selline õppimine siis tegemise käigus, et tulevikus ei ole midagi imelikku, kui näiteks teadusprojektides osalevad poliitikud või lausa inimesed tänavalt, kui asi puudutab näiteks metsastatistika. Teaduses tervikuna, ja siin ma ei jõua nüüd pikalt peatuda, ma arvan, metsateaduses kaob ära see vahepeal tekkinud selline reduktsionism, kus me üritasime seda keerulist ülesannet
taanduda pisikesteks osadeks, põhimõtted taandusime kriteeriumideks, kriteeriumid taandusime indikaatoriteks ja üritasime neid ühekaupa jälgida. ma arvan, et see süsteem läheb jälle kokku, kõik saavad aru, et näiteks tervis on mingi väga oluline asi, mida kõigil vaja on, mis sest, et selle lahutamine kõigiks üksikkomponentideks on põhimõtteliselt võimalik, aga pole vajalik. see vastab ühtlasi ka küsimusele, et kas sellest piisab, kui üks säästlikkuse komponent ei toimi, et kas siis kohe ongi mittesäästev majandus. tervisega on täpselt samamoodi, et pole vahet, mis haigus teil küljes on, kui see on tõsine haigus, siis on tõsine probleem. nii et ma usun, et see liigub samas suunas ja need kaks põhilist märksõna, mis seal esile kerkivad, on metsaökosüsteemide ja ka sotsiaalsete süsteemide tervis, mida me juba oskame selleks ajaks mõõta. ja teiseks paindlikkus või võime erinevaid neid katastroofe, kataklüsme taluda. sõjandus on võtnud Eestis kasutusele sellise uudissõna nagu kerksus. nii et kes veel ei teadnud, siis selline sõna on olemas ja võiks tulla siis ka ökoloogilisse kasutusse. tuua teile lihtsalt üks kiire näide, kuidas teadus tänapäeval areneb. siin on vasakpoolsel graafikul näidatud, kuidas puud on mükoriisa sidemetega metsas ühendatud. ja hetkel me veel päris täpselt ei tea, miks see nii on. evolutsioonibioloogid ütlevad, et ei ole võimalik, et mükoriisa sidemed, näete need rohelised täpid, seal on erinevad puud ja need jooned on siis neid ühendavad seened ja võib isegi olla nii, et geneetiliselt üks seen ühendab paljusid puid. ja siis on selge, et metsas ühed puud on väga tugevasti teistega ühendatud ja teised ei ole. meie küsimus on, mida see teeb. ja just äsja ilmus parempoolsetel graafikutel on üks artikkel, mis näitab seda, et puud on võimelised süsinikuprodukte andma oma naabritele, ennekõike näiteks väikestele seemikutele. ja see seos, mida te seal graafikutel näete, ülemine näitab, kuidas puud suurendavad siis mükoriisa kaudu enda sugulaste antavaid, tähendab iseendale suguluses olevaid seemikute ainevahetust ja mittesuguluses olevaid ilmneb, et nad selektiivselt annavad seda. mida see täpselt teeb ja milline informatsioon seal liigub, ma arvan, et seda me 20 aasta pärast teame, teadlased töötab. üks asi, mis kindlasti juhtub, on, et ökosüsteemi teenuste kontseptsioon seotakse säästva metsandusega ja kui küsida, et kumma ära sööb, siis ma arvan, et säästva metsanduse see ühiskondlik kokkulepe ei kao kusagile, pigem ökosüsteemi teenustest, mille all me mõistame, et me ka rahaliselt, ka turu mõttes suudame mõista või käsitleda neid asju, mida ökosüsteem inimese heaks teeb. et pigem need inkorporeeritakse sellesse säästva metsanduse üldisesse raamistikku. siin all on jällegi üks viide äsjasele artiklile, kus näidatakse, et kõige kasulikum süsiniku salvestamise seisukohalt ei ole mitte see, kui metsa kas lihtsalt majandada või üldse mitte majandada, vaid see, kui seal sihipäraselt püüda majandusmetsast tekitada põlismetsa struktuure nagu suured surnud puud ja nõnda edasi. väga huvitav selline struktuurilise ülesande lahendus. ja nüüd niisiis kokkuvõte on see, et nendele asjadele, mis täna tunduvad olevat lahus ja üksikud, need osaliselt sõlmitakse kokku ja me avastame tõesti päris uusi asju, nii et ma arvan, et me mõistame metsa väga palju paremini. nüüd, mis meil ühiskonnana või ka metsapoliitikat tehes sellest õppida on, esimene lihtne vastus oleks, et mitte midagi. ja põhjendus oleks sel juhul see, et meil on nii tugevad traditsioonid nii riigivalitsemises kui majandamises, olemasolevad infrastruktuurid, investeeringud, tööstused, kõik on paigas. seda on nii keeruline muuta. teine võimalus on öelda, et meist niikuinii ei sõltu midagi. globaalne olukord määrab kõik ka Eesti jaoks ja üleüldse metsandust võib-olla mõjutab palju rohkem põllumajanduses toimuv kui metsandus ise. ja kolmas muidugi jah, et see ongi prognoosimatu. teaduski ei suuda kõiki neid kataklüsme prognoosida või et seda, mida näiteks omanikud tahavad teha, seda me ka ei suuda prognoosida. teine võimalus on öelda, et see siiski oleneb ja see oleneb sellest, kuidas me defineerime meie ja mis on püüdlus. ja ma arvan, et see ei ole minu tänase jutu põhieesmärk siin teadlasena öelda, kuidas
poliitikud peavad selle lahendama, aga mulle tundub lihtsalt seda süsteemi kõrvalt vaadates, et me peaksime vastama 3 küsimusele. Esiteks, et kas Eesti saab olla ühtaegu modernne ja metsik ja põhjus selleks küsimuseks on, et meil on selleks looduslikud eeldused ja ma kujutan ette, et selleks on olemas ka turg. Siis milline peab selle juures olema maailm või millised peavad need tingimused olema, et see võimalik on ja kolmandaks, kui kaua see on võimalik. Üks koht, kuhu kindlasti tasub vaadata, on ajalugu. Mismoodi on kultuurid muutunud, tahaksin kangesti tuua paralleeli näiteks orjapidamisega või naistele valimisõiguse andmisega. Need on ka olnud omas ajas asjad, mis on tundunud mõeldamatud, aga kuidagi viis mingi õiglustunne on hakanud neid nihutama, mõelgem selle peale. No nii, ja siis lõpuks, et see, mismoodi me vastame, oleneb ikkagi sellest, miks me üldse nendele küsimustele vastame, kas me tahame muutuda. Nii et minu kokkuvõte tänasest jutust on, et tõenäoliselt 20 aasta perspektiivis säästlik metsamajandus on endiselt ühiskondlikult oluline, ökoloogilised eesmärgid on tõenäoliselt saavutamata, aga et need eesmärgid täienevad nii teadmistega kui ka seda kaudu, et praktiliselt pannakse säästev metsandus proovile mitmesugustest praegu ettearvamatutes olukordades ja et Eesti roll säästva metsanduse arengus jääb Eesti poliitiliseks valikuks ja ma loodan ainult, et seda tehakse hästi ja targalt. Aitäh!